ja me siis alustame, siin on minu Hiina esitlus. Mina olen kirjastaja Epp Kroone, olen siin sellepärast, et esitleda sisse 3 noormest, kes kõik oskavad väga palju rääkida ja vastata Hiina teemalistele küsimustele. Tere tulemast teile ja aitäh! 那我们就开始。大家欢迎你们来听我们的关于我新写的关于一个中国的书的介绍。这本书的名字叫做这本书的名字叫做《我的中国》。我的中国。对对对。其实我们都去过中国很多年，都是说中国话。jah. Kas siin on saalis inimesi, kes said aru, millest räägiti, mida räägiti, ei saanud ja natuke said, ikka on selliseid ka, kes natukene aru saavad. No igal juhul hakkame minema, ma arvan, et vahetame keelt ja hakkame ikkagi minema siis edasi eesti keeles. Sest meil on siin Kaspar Estonia, paljud on TikTokis ilmselt juba kohanud ja teavad, et oskab eesti keelt. Ja siis meie omakordsed Jens Vende, kes on kirjutanud raamatu Minu Hiina ja Karel, kes on raamatu tegelane. Lähke küll, hakkame siis eesti keeles edasi. Šeše, aitäh! Alguses üks väga väike nali, eks ju. Vahetame keelt. Aga ma pakuks äkki teeme ka iseendaga ühe lausega kiire tutvustus, eks ju. Nagu näiteks mina olen Kaspar või mu hiina keele nimi on Ilin ja ma olen TikToki sisulooja, kes teeb ka sisu siin ja siis täna ka väga aus tulla siin ja aitan tutvustada ka raamatut. Jah, ja mina olen siis Jens Vende, et kirjutasin Epp Kroone kirjastusega selle raamatu, Metsikuida väärik ja olen Hiinaga tegelenud juba 10 aastat, alustasin koos Kareliga Tallinna Ülikoolis seda teekonda ja annan sõna edasi Karelile. Ja nagu sai öeldud, Karel öeldud, et Jensiga tõesti koos sai alustatud seda Hiina uuringute teekonda ja mina olen siis endiselt Tallinna Ülikoolis doktorant nooremteadur ja tegelen endiselt Hiina teemadega igapäevaselt, aga täna siis räägime Jensi raamatust ja seal olen tänulik, et Jens on mind natukene seal maininud, et jah. Aga tegelikult täna ma lugesin tänase ürituse kirjeldus, siis kohe üks asi jäi minu silma, et nii Jens kui ka Karel, te olete osalenud ka Hiinas päris kuulsas saates, see on Hanmichou, eks Hiina sild. Ma ütlen ausalt, kes ei tea, siis see on üks väga kuulus ja populaarne Hiina keele saade. Ma võin niimoodi öelda, et mina kasvasin seda saade vaadates. See on nagu minu lapsepõlv ja kui ma kasvasin vanemaks, siis on ka nagu üks kogu aeg selline saade. Aga alguses mul kohe ju on küsimus, kuidas, kas saaksite teile ka tutvustada, mis see saade on üldse teistele ka? Jaa, see on selline Hiina keele ja kultuuri talendi telesaade ja see toimub iga aastaselt Hiinas, Changsha linnas ja see on selline natuke Eurovisiooni stiilis, et igas riigis on valikvoor ja siis selle valikvooru võitja saadetakse Hiinasse ja siis seal vaadatakse, et kes on maailma parim Hiina keele ja kultuuri mõistjad tol aastal. Ja siis oligi aasta 2017 ja päris juhuslikult, ma polnud sellest telesaatest kuulnudki veel tol hetkel, aga minu hiina keele õpetaja tuli minu juurde ja ütles, et selline saade on olemas ja et laupäeval toimubki see valikvoor, et mine proovi enne ja läksingi, oli 3 osavõtjat tegelikult ainult ja millegipärast ma võitsingi selle ja siis mind saadetigi kohale sinna Hiinasse. Aga asi oli selles, et tegelikult mul ei olnudki mingit talenti, millega otseselt esineda seal. Aga õpetaja ütles, et sellest pole hullu, et kirjutame sulle sellise Hiina traditsioonilise stiili stand-upi. See oli selline stand-upi monoloog 2 minutit, mida ma esitasin tegelikult aru saamata pooltest nendest sõnadest selles monoloogis. Aga siiski läks millegipärast päris hästi, et inimesed naersid õigetel hetkedel ja
Aga tegelikult Karel, sina oled ka käinud selles saates ja aasta varem, et kuidas sul oli? Ja ma käisin selles 2016 aastal oli samamoodi, et mina olin siis tegelikult hiina keelt märksa vähem õppinud kui Jens tollel hetkel. Ma olin õppinud hiina keelt ainult 1 aasta, ühe akadeemilise aastast, siis oli kuskil 9 kuud võib-olla. Ja mul õnnestus ka see eelvoor võita siis Eestis. Ja minu see talent oli, ma tegelikult mul ka ei olnud tol hetkel veel ühtegi talenti niimoodi harjutatud, aga siis võtsin laulmise uuesti kätte, ma sellega olin lapseeas juba tegelenud. Minu see esinemine oli laulmine, samamoodi õnnestus Eesti voor võita, sain Hiinasse minna ja siis seal lõppvoorust osa võtta. Ja tõesti väga tihedad päevad olid, sellest me räägime natuke edasi ka. Ja tõesti see, et kui me Pekingisse jõudsime, kokkusaamispunkt oli Pekingis, nagu ka Jensil raamatus seda lugeda, et Pekingis saame kokku, viiakse Hiina müürile, natuke teisi selliseid turismikohti vaatama ja siis me saime kõik endale särgid selga, mille peale kirjutatud siis ainult see Hiina silt siis eesti keeles ja paljud tänavad juba tundsid ära ja öeldi, et taheti pilti teha meiega Hiina müüriga linnas lihtsalt liikudes ja ilmselgelt siis kui Changshasse jõudsime, kus see võistlus päriselt toimub, siis seal oli veel rohkem tunde selle saate kohta ja taheti pilti teha. Olete väga tagasihoidlikud. Jens ütles, et millegipärast ma võitsin selle voori ja millegipärast ma läksin Hiinasse ja millegipärast ma seal läks päris hästi. Aga ma ütleks, sest sellegipärast sul on väga hea hiina keel, me vestlesime ka päev enne ka nagu hiina keeles ja kõik toonid on väga ilusti, ma ütleks. Aga kas te saaksite veel täpsemini rääkida, mida te saates täpsemalt tegite ja kas on mingi eriline mälestus selle saate kohta, mida te saaksite jagada? Ja no tegelikult see lõppvoor koosnes päris mitmest osast, et seal oli selliseid natuke igavaid selliseid teadmiste eksameid isegi, et pandigi meid kirjutama, et selliseid kirjalikke eksameid, et Hiina teadmiste kohta, mis on erinevad provintside pealinnad, mis aastatel valitsesid mingid keisrid. Aga siis oli see põnev osa, oli siis selle talendi esitamine väidetavalt 100 miljoni televaataja ees. See oli kõik lindistatud ja mingid osad sellest olid isegi otse-eetris ka. Ja siis minu jaoks kõige põnevam osa tegelikult oli selline Aliase sõnamängu stiilis selline, oli samuti telemäng, et mina istusin ühel pool, mul oli arvuti ees ja siis sinna ilmus hiinakeelne sõna. See oli kas siis mingisuguse kuulsa hiinlase nimi või mingi Hiina kultuuriga seotud sõna ja siis ma pidin seda sõna tutvustama, kuidagi nagu seletama seda sõna niimoodi, et saatejuht suudaks sellest ära arvata. Ma ei tea, kas oli ainult minu aastal oli selline mäng või kas sul oli ka midagi sarnast seal? Ja see oligi huvitav, kui raamatus saab rohkem selle kohta lugeda, et Jens päris pikalt sellest saatest tegelikult seal raamatus kirjutab, mis ongi huvitav, et huvitav lugu, mida just jagada kõigiga. Ja minul seal sellist sõnaarvamusmängu just ei olnud, et minu jaoks oli ka huvitav seda just lugeda, et ikka iga aasta nad siis natukene ka muudavad seda. Võib-olla praegu on see Aliase sarnane mäng endiselt alles, aga mina mäletan, mul oli see eksami, esimene nii-öelda see eelvoor oli seotud rohkem selle eksami, justkui eksami nimetan seda eksamiks, aga nagu Jensi raamatus lugeda või kõik ette rääkida, aga seal oli siis niimoodi, et ainult need eksami vastused tegelikult juba ette, et üks päev varem või 2 päeva isegi varem minna, mõtlesin ka võtta see eksam, mis ma need vastused peaksin ennem teadma, aga jutt oligi, et kuna välismaast on päris raske, et siis võiks ennem õppida ja kuna mul hiinakeel oli veel tollel hetkel päris halb, võib-olla ütleme 8 kuud olin õppinud, mingeid asju oskasin öelda, rääkida ilmselgelt mitte veel niimoodi, siis mina õppisin neid lihtsalt neid vastusvariante A, B, jätsin meelde, järjekorra enam-vähem, kui nägin neid märke pildina, visualiseerisin Hiina märkide pilte, et kui nägin neid pilte jutumärkides, siis vaatasin, okei, siinust oli see A vastus, siinust oli B vastus, et sisu täpselt aru ei saanudki, ma olen Jensi oli tolle Hiina keel tunduvalt parem, ma küsisin, et siis oli raske ennem, aga ikkagi ma arvan, et sul oli seal märksa lihtsam kui minul, ma tõesti, ma sain õnneks üle Ukraini sõitavaks kiiresti, kes rääkis väga hästi Hiina keelt, tema abistas, aga ma ei saanud seal sisuliselt millestki aru, hästi alguses. Ja ei, ma olin täpselt sama asi, et mäletan, et olid mingid pulgid seal kohal, mis olid juba 5, 6, 7 aastat õppinud Hiina keelt, et oli põhimõtteliselt võimatu konkureerida. Ja sellest saab raamatust täpsemalt lugeda, kuidas lõpptulemus see võistlusel oli. Aga mis huvitab mind kõige rohkem on see, mis juhtub pärast seda saadet, sest ma saan aru, see on väga kuulus saade Hiinas
ja ma tahan väga uurida, kas teie ellu tuleb rohkem kuulus ja kas inimesed tundsid teid ära tänaval ja kas mingi autogrammi paluti ka? Ja kusjuures oli küll ja kohe, kui ma selle kollase Hiina silla särgi selja panin, siis kohe näiteks, kui me käisime grupiga Hiina müüri külastamas, siis kohe inimesed tulid juurde ja palusid selfit teha ja küsisid, et kas sa lähedki päriselt sinna Hiina silda osalema. Et see oli selline nagu vau-hetk, kunagi polnud keegi nagu küsinud minuga selfit teha. Ja tundsin ennast nagu missina selles hetkes. Kas sotsiaalmeedia aja mingi plahvatus nagu inimesed tundsid ära ja lisasid sõnadeks? Ja kusjuures oli küll, et pärast saadet päris paljud inimesed saatsid mulle kas siis Facebookis või Hiina sotsiaalmeedias, mul oli konto WeChat, see on siis nagu Hiina mõistes Facebook, saatsid mulle sõbrakutse. Ma ei tea, kuidas nad mu üles leidsid üldse seal, aga jah, see oli küll jah. Mulle ka sarnaselt, et WeChatis võib-olla nii palju mitte siis, aga Facebookis üllataval kombel paar inimest leidsid üles ja ütlesid, et tuleb mängida seal telesaates. Huvitav, kuidas nad otsid, aga tegelikult seda Eesti nime on meenunud Hiina nimed ka, eks, et Hiina nime on Hiina keeles. Endi oli tol ajal Jugan ja siis üldiselt tead nagu nende nimed, aga jah, seal tegelikult video juures on ikkagi see Eesti nime päris nimi valida, võib-olla tõesti Facebooki puhul siis otsiti päris nimekirjast ja vaadati, et enam-vähem sarnad inimesed, siis lisati turvaliselt, et oli küll sellised olukorrad. Aga päris kuidas ikkagi ei saanud. Aga kas mingi tööpakkumisi nagu saada seal, kui pärast saada osalemisel, kuidas see tundub nagu saada Hiinas selle osas? Pärast saadet ma tööpakkumisi ei saanud kahjuks, aga saate jooksul oli küll, et oli üks õhtu, kus me tunnisime grupiga Changsha linnas ja samuti olid need kollased särgid seljas ja siis tuli üks mees meie juurde, kes ütles, et no, et poisid tahavad natuke tööd teha. Ja siis mis sorti tööd. Ja siis ta pakkus meile, et no, et tule hommikul minu stuudiosse, et teeme natuke photoshooti. Ja tulge modellideks, et annan neile 200 juani, see oli umbes 30 €, et meie jaoks suur raha tol hetkel. Ja no päris tõsiselt kaalusime seda ja see lugu on jätkub raamatus. See on väga huvitav, sest minu sõbral, kes nagu ka välismaalane, kes õpib ja töötavad ka Hiinas, siis nende jaoks on ka nagu suht nagu, ma ei saa öelda nagu lihtne, aga lihtsam nagu näiteks modellideks või nagu õpetajateks saada. Kas teile tundub ka nagu välismaalane Hiinas on kuidagi kergem nagu töö modellideks niimoodi saada? Jaa, üleüldse nagu on lihtsam Hiinas selliseid huvitavaid tööpakkumisi, ajutisi tööpakkumisi saada, kui oled valge mees, just eriti. Et ma mäletan Pekingis, kus ma hiljem elasin, et sain võimaluse mängida jõuluvana lastele ja laste vanematele ka ühes keeltekoolis. Aga on ka teisi huvitavaid töid, mida saab valge mehena teha. Nimetatakse tihti white monkey jobs, et ma mõtlen, Karel, sul oli ka mingi lugu nendega. Lugu see on jah, et ise ei teinud, aga lugu see on, et tõesti see kültus selle kohta on, et pakutakse selliseid ameteid, näiteks ma tean, Lõuna-Hiinas ühes linnas oli üks siis õpilane Euroopast pärit, pakuti siis ühes Itaalia restoranis tööd sellist, et ta paneb selle kokamütsi ja kokariided selga ja siis kõnnib vahepeal läbi selle restorani, et näidata, meil on ikkagi päris autentne Itaalia toit või midagi sellist on meil siin müügil, et siis näidata sellega, et välismaalane on siin. Et selliseid asju küll oli, aga modellingus tõesti mingite riiete, näiteks mingit brändi promoda, siis tihti otsitakse välismaalastest modelle ja inglise keele õpetajaid kindlasti, seda on ka, et jah. Tihti oli huvitav selle inglise keelega, et otsiti venelasi ja inimesi, kes tegelikult ei osanud üldse inglise keelt, aga see polnud üldse tähtis, kuna oli tähtis see, et meil oli valge nahk, et siis automaatselt inimesed kuidagi arvasid, et nad oskavad väga hästi inglise keelt rääkida. See oli päris huvitav. Ma vahepeal küsin, kas on tulnud kellelgi vähe küsimust midagi selle Hiina silla telesaate kohta, et ma võin tulla mikrofoni kaasa ja selle küsimuse vastu. Kui on midagi veel tahtmist teada saada. Mul on küsimus, ja ma tulen selle ja nii.
Mul on küsimus võtta just selle saate kohta, kust, üldisem küsimus, kust tekkis selline huvi Hiina ja Hiina kultuuri vastu? Jah, minul isiklikult oli see päris juhuslikult. See ei olnud üldse teadlik ja läbimõeldud otsus minna hiina keelt või kultuuri õppima. See oli ka niimoodi, et tegelikult ma tahtsin minna Tartu Ülikooli psühholoogiat õppima, siis mängisin kõik kaardid selle peale, et ma saan sinna sisse. Ja siis oligi selline olukord, et kõigil ülikoolide tähtaeg oli sisuliselt möödas juba ja oligi 2 valikut laual, et kas siis inglise filoloogia, samuti Tartu Ülikoolis või siis Tallinna Ülikoolis, Konfutsiuse instituudis hiina keele ja kultuuriõpingud. Mis seal inglise filoloogias nagu ikka nii palju õppida on, et mine Hiinasse Normes. Ja jah, kandideerisin sinna ja sain sisse, kuigi unustasin eksamil selle Konfutsiuse nimelise, aga läks õnneks. Minul on tegelikult üks küsimus selle saate osas, et sa ütled, Kaspar, et sina vaatasid seda saadet ja kuidas see ajaline oli, et siis sellel aastal, kui oli Karel ja kui oli Jens, kus sa siis olid, kas sa siis ka nägid seda, ma saan aru, et see on päris populaarne üle Hiina see saade, et üle 100 miljoni üle aasta. Kas sa ka olid selle 100 miljoni hulgas, kes nägi neid konkreetseid saateid, kas oskad nagu kuidagi mälus leida üles, et nägid sa Karelit ja Jensi teles? Tegelikult just täna hommikul ma vaatasin uuesti Jensi sinu seda väga riide koos saades, siis mul tuleb meelde järsku ja tegelikult, sest see oli aastal 2017, eks ju, siis see on täpselt nagu see on see, kus ma tol ajal ma otsustasin eesti keelt õppida, aga ma ei saanud veel minu keelegümnaasiumi sisse, sest tuleb nagu see ei ole veel aega ja siis, kui mu isa nägi seda telesaadet, ta näitas mind Jensi ja ütles, et see on Aishani ja see on Eesti. Ja siis sa juba nagu tahtsid hakata eesti keelt õppida? Ja ma tahtsin eesti keelt õppida. Kas sa teadsid seda enne? Vaata hea küsimusega, ma järsku taipasin, et kui Kaspar ütles, et ta kasvab seda saateid. Ja just täna hommikul ma taipasin seda, tegelikult on üks saatus nagu selle väga huvitav. Vau! Kuidas hiina keeles vau öeldakse? Tjana! Tjana! On kellegi veel selle saate kohta midagi? Tuleb peale, mis veel tahetakse küsida? Jaa, tervist, Rando olen. Ma käisin ise ka Hiina seda saates ja eelmine suri. Et siis ma tahtsin küsida, mis on kõige imelikum kogemus sellel. Mul endal oli see, kui me läksime, meil oli Fujianis eelmine suvi ja siis me pidime seal olema Põhja-Fujianis Zhuxi siis akadeemias, tegime eksamit selles lagedal väljakul, mis see oli hästi, jäi meelde. Küllalt me peame eluajaks ja hästi märkmisväärselt nendega. Aga mis sul oli selline kõige huvitavam kogemus või imelikum kogemus? Mul oli üks kogemus, kus ma isiklikult ei võistelnud selles saate osas, aga pandi kaks aafriklast üksteise vastu võistlema, et otsustada, kes siis Aafrika grupis saab edasi finaali, nagu päris finaali. Ja see oligi niimoodi, et neile millegipärast meeldis üks Aafrika poiss rohkem kui teine, aga probleem oli selles, et selle teise Aafrika poisi hiina keel oli palju parem. Ja siis nad panid nad üksteise vastu võistlema, oli samuti selline sõnade äraarvamise mäng, aga nagu kogu aeg see teine aafriklane, kes nagu ei tahtnud, et edasi saaks, ta läks paremini, ta oli nagu võitmas seda võistlusosa. Ja siis nad nagu alati nagu katkestasid, ütles, et mingi tehniline probleem on, et valgustan midagi imelik, et alustab uuesti. Ja siis tegid seda päris mitu korda, mingi 3-4 korda, kuni lõpuks nagu kuidagi kobistas ära see teine poiss, et see oli mul tuleb meelde sellest, kui meie tegime seda massitseenid nagu olid siuksed telesaate filmimised, et siis me olime seal kahe siukse värava taga niimoodi. Ja siis seal lihtsalt öeldi, ma ei saanud tolle aru, mida seal räägiti, aga ma proovisin siis imiteerida, mis teised nagu tegid, siis oli naljak minu jaoks, ma mõtlesin, ma noolutasin pead oma ette, mõtlesin, ma ikka tulin natuke varamas, pean natuke ootama selle hiina keele õppimisega. Igatahes siis tehti need väravad lahti, et nüüd pidime välja jooksma, kõik harjuvad ja saade enne algab midagi sellist. Ma alguses mõtlesin, et ütlesin midagi eesti keeles, ütlesin, mõtlesin vahet, et mul pole mõni kuule põhimõtteliselt.
siis ma tegin mitu korda seda tseeni, sest et ikkagi keegi jooksis varem välja ja siis ikkagi mõne läks varem varjuma täiesti, siis uuesti. Mitu korda selline väravad lahti ja siuke telesaate ülesvõtmine nagu käis, et see mulle ei meeldi need stuudiod kõik ja millised need olid ja kes need korraldused ja näitasid ette. Et see oli mingi selline uus kogemus minu jaoks, et enne ma polnud kunagi üheski telesaates käinud ja seal kui see talendi näiteks esitamine, nagu Jens rääkis ka, et sinu kord tuli kätte ja pididki jooksma kohe laval ja muusika läks käima, hakkas pihta otse, see oli vist isegi otseülekanne, või tegelikult filmid, otseülekanne pärast tehti sellest video ka, et siuke täiesti enneolematu kogemus. Väga huvitav. Ma nüüd juba tahan teiega pärast ka pikemalt sellest rääkida. See tagaosa lugu tundub päris palju põnema kui see saade ise. Aga jaa, pärast esimese osa seda saade alutlemist ma saan aru, et teie olete päris inimesed, teie kogemus on päriselt. Need pildid ei ole AI-s tehtud, vaid teid päriselt käisite seal, eks ju. Et te teate väga palju Hiina kohta. Aga nüüd ma arvan, et ma annan seda võimalust testime ka teid, meie lugejad ja vaatajad, kes praegu olete siin, sest me valmistume, tegelikult Jens, eks ju, sina valmistus ühe viktoriini. Kohe võimalik saada auhindu. Ja meil on kokku siis 12 küsimust ja me võime siis järjest niimoodi lugeda ja kes tundub huvi ja kes teab vastu, siis võite nagu meile märku anda. Nii, olete valmis? Esimene küsimus. Ma küsin siis esimese küsimuse. Mis keelt Hiinas peamiselt kõneletakse? Ja vastuseid ei ole hiina keel. Mis selle täpne nimi on? Mandarini keel. Jaa, siin tuleb veel küsimus. Aga teeme ikka niimoodi, korralikult kuulame sõna nagu hiinlased, eks ole, hiinlased pidid väga hästi koolides õpetajaid kuulama ja teeme nii, teeme reegli. Näidake käega märku. Teine küsimus on, mis rahaühik kehtib Hiinas? Esimene ja mis rahaühik kehtib Hiinas? Yuan. Õige vastus ja kas hääldatakse ka Hiinas niimoodi, jah, yuan või? Yuan, ta on pigem teine kui yuan, jah. Aga yuan on eestiga, seda ma lugen. Sõnavõigis on ka see yuan. Nii, selline küsimus siis, et millega süüakse Hiinas pelmeene? Meil on siin populaarne hapukoorega, siis millega süüakse Hiinas? Ja pulkadega ei ole õige vastus. Et mingi muu asi on õige vastus, jah? Ma ei tea, võib-olla äädikaga. On õige vastus, äädikaga, jah. Kas on väga nagu lahjem äädikas, ma loodan, mitte väga kangutakas. Jah. Kes on minu video vaatanud, siis kindlasti teab seda vastust äädikaga, sest minu videos väga palju, väga sageli öeldakse, et mina ei söö hapukoorega pelmeeni, mina söö äädikaga. Muide, eile oli meil avalik loeng ja katsusime välja mõelda, et kas on midagi, mida Hiinas ei toodeta. Ja suutsime mõelda, et äkki hapukoore vast tootmisest. Ise tahaks kohe välja. Eemad ei tee. Järgmine küsimus. Nimetage mõni hiinlane, kuulus hiinlane, elab või surnud. Kes oskab nimetada mõnda? Kas ainult üks või? Ainult ühest piisab. No nii, jah. Konfutsius, jaa. No nii. Aga pinniks veel midagi. Mis sajandi? Sa tead, mis sajandi? Kas keegi mäletab? Ai, mäletab selle peale. Siin on nüüd see Jens, kes unustas ülikooli sisseastumisel Konfutsiuse nime ära ja siis nüüd ma suudan jälle midagi sellist küsida, mis sajandist on pärit Konfutsius kunagi. Ja kas meil on siin üks tark inimene publikus? 475 enne Kristust suri umbes. 475 enne Kristust suri umbes, aga siis 579. Ühesõnaga, paneme niimoodi, et 5. sajand enne Kristust. Ja, aga muidugi saab saada.
siis edasi. Järgmine küsimus, 5. küsimus. Mis on Hiina suurima rahvaarvuga linn? See on muide triki küsimus, mõtelge nüüd natukene omaette ja Normed hakkasid ise ju aitama. Võib pakkuda või Shanghai. Ja tegelikult see on õige. Võtame selle, jaa, aga kuigi sellele oli Karelile kommentaar, et mõeldakse erinevalt, et on ka midagi haridusmoment, aga Hongkong on väiksem, jaa, aga kui palju? Chongqing on teine linn siis, kus on, kui Hiina haldusüksuste nimetusi, et eristust kasutada, siis võib öelda, et Chongqing, aga meie mõistes, mis on linn, see linna osa nii-öelda, siis on Shanghai, mis on tõesti linnastunud ja kus see elanikkond tõesti elab circa 27 miljonit. Nii et Shanghai võiks õigeks vastus ka pidada. Aga kui palju on Shanghai? Kas me nüüd jääme ega see on vist 27 ja aga kust maalt hakatakse pidama väikseks linnaks? Et kas 1 miljon on väike, aga 2 miljonit? 1 miljoni linnas on Hiina ütleme 113 viimast andmete kohta, mis märgivad, kus seal 13 ringi, nii et alla miljoni ongi lisemad, kui 1 miljoni linnas on Hiinas üle 100, siis see alla miljoni võiks öelda, kui lähis ühte väiksem linn. Ja mõtleme Eesti rahvaarvu peale tunnetame. Ja siis 6. küsimus nimetage üks vana Hiina leib. Nii, jälle üks minuti rohkem rääkida. Keegi teine ei taha, aga arvame jagame. Nii. Tikud oli paber. Kuidas oli see pakkumise? Tikud, paber, püssirohi. See tahtmine oli samu asju. Tikud, paber, püssirohi, kas need on kõik selles jäätis pakutakse, mina pakun kompass. No, sõna häälduse järgi see pintsilin on tõesti üks nagu meie jaoks nagu laim sõna, sest ta on, aga võiks olla tõesti. Xuegao, ja. Üks viis, kuidas jäätsi võiks öelda, ma ei tea, nii palju, aga Xuegao võiks sõna. Kas meil on veel küsimusi? Minul on veel auhindu. Nimetage 2 Hiina linna ja me teame, et Peking ja Shanghai ja Hongkong on väga suured linnad, aga kas keegi oskab nimetada peale nende 3 linna veel 2 linna? 2 linna veel. Teil on tagapildis või ja, nii. Nimetame linna linna. Shanghai ja Guangzhou. Jääntäi. Võiks olla, võivad piisavalt väike mida lisaisi kõik. Aga Guangzhou kindlasti on üks õige vastus. Terrakota seda, mina mõtlen, et oleks Xi'an. Ja ma just mõtlen, et ka koroona tuli üks ajalugu meil see Wuhan linn, eks ole. Shenzhen, tehnoloogia, pealinn. Nii, mul on veel auhindu. Nii, järgmine küsimus. Mulle tundub juba, et see on liiga kerge jaoks, aga see on siis kiirusema. Millist päevus peetakse Hiinas õnnepäevaks? Kes ei ole auhinda saanud? Nii, ütleme selle, mis on Hiina õnnevärv? Oi, vale vastus. Punane. Aga proovime veel. Ja, nii, aga siis ma võib-olla ei jagagi seda hetkel. Aga
mis nimelt tuleb? see on võib-olla jah. Keeruline. Mul on ka üks suurem auhind selle saab keerulise eest. Et kes eestlastest võitis Pekingi olümpial kuldmedali? Jaa, Pekingi olümpiamängud on väga Hiina. Nii, kes tõi meile kulla koju? Käisin ise vaatama, et Gerd Kanter Juhu! Tagapilki Gerd Kanter ja mis on veel küsida? Hiinas on üks number, mida ei tohi kasutada, sest et see on surmaga seostatav. See kõlab sarnaselt surmaga. No mis te niimoodi laiute siis? Nii hirmsad sõna ei tohi laiutada. Ja tõepoolest hotellides ju öeldakse 305 korrust. Nagu on ka hotellitubadel 13 jätakse vahele ju läänes ja korrustel, et on ka neid kohti. Et noh, meie 13 on nende. Jah, me ei hakka paluma siis teine, kes on palgod. Aga jah, tõesti, kõrgematel hotellides ei ole 4Ds kodus, sest 4Ds on ka üks saaks tähendada tahtmaalis ja sarnane ja neil ka ei ole väga number, nii et pigem välditakse Hiinas. Aga läheme siis edasi. Meil on veel 2 küsimust. Viimane küsimus, kellele ei ole auhindu saanud, siis see on teie võimalus. Kes oli esimene eurooplasest maade avastaja, kes üksi täiuslikult Hiinas kirjutas? No nüüd on keeruline teadlastest ja paneme siis jah poole. Kes oli see Euroopa maade avastaja? Marko Polo. Jah, õige vastus. Marko Polo. Palju õnne. Nii, ja siis viimane küsimus meie poolt, et praegu on siis Hiina Zodiaagi kohaselt maavaasta, aga mis aasta tuli hobune? No siin oli jälle. Tuli hobune. Tuli hobune jah. Kusjuures selgus, et meie need Hiina eksperdid Jens ja Karel seda ise ei teadnud. Kas sina Kaspar oleksid teadnud vastust, et peast kohe teadnud? Hobune. No seda, et mis aasta järgmiseks tuleb, et see on ikka Hiinas kõik teada. Jah, see on kõik teada. Aga tundub, et Konfutsiuse instituudi Hiina hariduses sellele Zodiaagi värkidele oleks väga suur tähelepanu pöörata, et meie need Eesti noormehed ei teadnud seda. Kas teadnud, mis aastaks tuleb täpselt või nii, et ära. Vähemalt Karel ütles, et ta ei tea. Aga ma kuulutan, et viktoriini lõppenuks ja annan tagasi mikrofoni. Aga ma ütlen seda, et kui tuleb veel küsimusi, siis võib ka käega märku anda ja saab mikrofoni esitamine sellepärast parem, et me salvestame ja siis tuleb pärast kogu internet, mida te küsisite. Aga siis tagasi meie jutule. Ma mäletan, kui mina just õppisin eesti keelt ja kui ma õpin ka Eestis, siis minul on vähemalt 50 korda küsinud, miks eesti keel. Ja ma olen vastanud seda küsinud väga palju korda ja nüüd ma tahan sama küsimust teie käest ka uurida. Sa ütlesid nagu, miks sa valisid hiina keelt ja miks just Hiina, eks ju. Aga kas Karel, kas sina saaks natukene ka öelda, miks hiina keel ja miks just Hiinas õppima? Jaa, et minul oli see tegelikult, et jõudsin selle juurde läbi Korea huvi. Esialgu tuli tegelikult Ida-Aasia vastu tuli huvi Korea vastu. Korea popkultuur, muusika, filmid, seriaalid, arvutimängud tegelikult ka. Ja mulle lihtsalt meeldis, mulle tundus, et see miski nagu tõmbub selle kultuuri osas. Aga tol hetkel siis, kui ma keskkool oli läbi saamas, pidin valima nii-öelda eriala, mida ülikoolis õppida. Tol ajal siis koreana keele suunda ei olnud. Minu teada siiamaani Tallinnas vähemalt ei paku
siin minu näiteks ajalootundides ma väga palju Aasia kohta üldse ei rääkinud ja kuidagi tekkis huvi ja siis mõtlesin, et miks mitte, et Aasia vastu juba oli, et selline kutsumus oli sisimas. Ma kaalusin ka teisi alasid, aga see oli niisugune, mis kuidagi pakkus huvi. Ja niimoodi ma selle juurde jõudsin, et selline lugu oli minul siis. Väga põnev. Ja ma mäletan ka ise enda kogemuse järgi, et kui mina õppisin näiteks eesti keelt Hiinas, siis mina õppisin eesti keelt Hiina ühes keeldegümnaasiumis ja eesti keel oli üks tol ajal suund. Ma valisin selle suuna, aga mulle tundus vähemalt tol ajal Hiinas eesti keelt õppida oli kuidagi väga raske, sest seal ei ole keelekeskkonda ega me saime ainult nagu keeletundides eesti keelt rääkida ja harjutada. Kas teil oli ka sama kogemus, mis on teie kogemus nagu Eestis hiina keelt õppida? No vot ongi see, et tegelikult sa saad seda ainult klassiruumis kasutada ja sellepärast see keel areneski päris aeglaselt esimestel aastatel, et alles siis, kui ma läksin Hiinasse püsivalt elama ja õppima, et alles siis ma mõtlesin, et see keeletasand tõuseb väga tempokalt. Et jah, kindlasti kui tahate hiina keelt õppida, siis kindlasti mingi kas või pooleks aastaks kusagile Hiinasse vahetus õppida, sest muudate keeletasand palju kiiremini kui lihtsalt kodus videoid vaadates. Ma tundsin ise sama asja, et ilmselt meil oli väga intensiivne õpe, nädalas 5 korda, iga 8–1,5 tundi, igapäevaselt uued sõnad kogu aeg. Aga tõesti see niisugune keskkond, kus seda kasutada, oli ainult mingi klassiruumis sisuliselt. Ja mis aitas, ongi justkui nüüd Jens rääkis ka, et Hiinasse minek, see Hiina sillavõistlus, millest me pikalt rääkisime. Seal olles, kui mina rääkisin, ma ka sellesse järgmisse, ma ei saanud järgmisesse vooru 2 nädalat sai koha peal olla ja 2 nädala jooksul juba tundsin, kuidas hakkasin sõnu palju paremini eristama, uusi sõnu õppisin ja juba 2 nädala jooksul täiesti muutus. Kui tagasi tulin, oli juba näha märgatavalt, et natukene on edasi liikunud sellest grupi keskmisest nii-öelda. Ja tõesti, ja paljudel seda võimalust ei tea, et kellelgi on huvi ja kellel on lapselapsed, kes võib-olla ülikooli on siis minevad, et sain ülikoolis uuringute eriala või õppida, et Hiina uuringuid näiteks samade jaapanuuringutega, et on palju erinevaid stipendiumi võimalusi, nagu ka Jens tegelikult oma raamatust on rääkinud stipendiumitest, on võimalik oma õpingute käigus minna Hiinasse õppima pooleks aastaks või aastaks oma hiina keele oskust ja kultuuriteadmist täiendama ja selle poole aastaga on võimalik teha suur hüpe enda hiina keele oskuses. Et põgusalt nüüd lõpetasin, kui ma ise Hiinas käin pooleks aastaks 2017 aastal, et siis ma õppisin iga päev kuskil 7–8 tundi hiina keelt ja unes nägin ka neid dialoogi ja märke kõike, et see täiesti selle assimileerun selle niisuguse hiina keele õppega, et see tuleb kindlasti kasutada, kelle huvi on. See just tuleb ka mulle meelde, et kui mina just tulin Eestis vahetusõpilasena eesti keelt õppima, siis see oli ka väga intensiivne õpe Tartu Ülikoolis. Ma mäletan, et kui ma magasin, siis minu unenäos räägitakse eesti keelt. See on väga hirmu tekkida, nagu kuidas mu unenäo hakkas muutuma eestikeelseks. Unenäo kõik räägitakse eesti keeles, aga ma usun ka, et hiina keeles õppida oli ka väga intensiivne. Aga just väga põnev teekond ja kultuurishokkides rääkides, kas te ikkagi mäletate teie esimeste päevades Hiinas ja kuidas see oli? No ja vähemalt minu jaoks algas see kultuurishokk kohe lennujaamas, kohe kui ma takso võtsin, siis esiteks oli see, et taksojuht alustas, algul küsis, et kus sa pärit oled ja kui vana sa oled ja millega tegeled. Aga pärast need teemad läksid nagu päris isiklikuks, et kuidas nagu finantsilised lood on ja et kas on lapsi ka juba taga ja et mis sa Hiina poliitikast arvad ja kuidas
siis pärast kui tagasi Eestisse tulin ja oma voodisse nagu läksin, siis oli küll tunne, et vajub sisse täitsa sinna mõttega, et mis nüüd siis toimub, et kuidas meil voodisse niimoodi ära vajun. Et täitsa harjub ära sellega, et pärast hakkas meeldima lausa isegi. Et ja tõesti, mida Henri mainis ka, et taksojuhid hästi vabalt. Mul on täpselt samasugune kultuuri võib-olla siis šokid pooleli, et kohe minnakse ja öelda, et kui sa oled abielus, kui vana oled, mitu last on, palju teenid, et mis palju vanemad teenivad, mida nad üldse teevad, et see on hästi tüüpilised küsimused. Ja siis muidugi küsimused, mis Hiinast arvab, mis on esimesed muljed, aga tõesti, ma arvan, et kõige šokeerinud olid need kohe personaalsed sellised küsimused. Mõtled, et huvitav lähed eestlasena. Meil oli isegi ju sellega juba nali, et kui see Covidi piirangus siin oli, et tuleb 2 meetrit nagu seda vahet hoida, et siis oli nali, mis mõttes 2 meetrit, mulle oli vanalt 5 hoidnud, nüüd olime 2 nagu, et siis eestlaste puhul on siis samamoodi siukene kohe nagu ei ole valmis laskma sellistele teemadele võib-olla, aga taksojuhtidega oli mõnus ja ise ka amanesid kohe ja küsisid vastu, ma küsin kohe, mitu last teil endal on ja mis palkad ise siin teenite, et läks kohe jutuajamiseks, aga ma ütlen praegu, kui te lähete veel Hiinasse, kui te tellite auto näiteks Digidash nagu Uber või nagu Boltis, siis seal saab kohaneda nagu kui jutukas sa tahad nagu see autojuht olla, nagu kui ma olen väga vaikne, siis ära räägi minuga, siis see autojuht päriselt ei räägi mitte midagi, lihtsalt nagu tuleb, nagu tavaline Eesti autojuht. Nagu tuleb ja siis jõuad ja siis läksin minema ja praegu saaks arvetakse ka, nagu võib-olla on väiksed inimesed nagu mina, pärast 3 aastat Eestis elades ma üldse ka nagu ei taha inimestega veel väga palju rääkida isikliku teemadest ja mina ka muud. Aga Kaspar, ma tahtsin vastu küsida, kas sul oli Eestisse tulles mingisugused kultuurishokid? Väga palju. Kust me alustame? Esiteks kõige suurema ütleks ongi see vee kohta. Sest Hiinas, nagu me kõik teame, kraanivett ei saa otseselt juua ja siis kui näiteks, kui keegi pakutakse, kui keegi pakub kellegi nagu kraanivett Hiinas, siis seda peetakse väga ebaliisakas. Aga siis, kui ma tulin Eestisse, siis ma tulin ühe eestlase külla ja siis kohe pakkus mulle kraanivett Eestis. Ja siis ma kohe, reaalselt minu esimene reaktsioon oli nagu, ma väga vabandan, kui ma tegin midagi valesti, aga miks te nagu suhtu minusse nagu niimoodi? See on jah, selline esimene kohe kultuurishokk seda vee kohta. Aga siis praegu jah, ma kasutan, ma joon ka aeg-ajalt seda kraanivett. Ma ei tea, kas teil on ka samuti, kas tead juba esimese päeva ees Hiina ei joo seda kraanivett või tee? Ma ei tea, kuidas ma jõin seda küll. Aga midagi, ei õnneks nagu juhtub midagi, aga jah, ei soovita juua, et vähemalt mitte läbi keetmata kuju. Ja. Mul oli ka vast, et ma ikkagi bussis nagu öelda midagi, siis ma sellest sain aru, kas ta oli inglise keeles igast juhust ärgeks kraanivett nagu jooge. Ja siis ma ei tea, kas ma vist ikka ei joon, ma ei mäleta, aga nüüd ma olen ükskõik, kui ma reisin, kuhu ma lähen, siis ma kuskil ei julge kraanivett nagu juua. Et aga tahtsin veel juurde selle šoki kohta küsida veel sinult juurde, et kuidas siis need pelmeenid hapukoorega on? Kas pelmeenid hapukoorega nüüd juba meeldivad? Ma olen proovinud ükskord ja siis ma arvasin, et on tore, et seda tasub proovida, aga minu jaoks ükskord täiesti piisab. Pelmeen hapukoorega ma ütleks, nagu see on täiesti minu jaoks veel, ma ei ole veel harjunud sellega süüa. Ja minu kultuuriidentiteet pigem ka ei lase niimoodi siia. Tuleb ädita ja sojakasvne võib-olla ka tšellirõbi niimoodi segada ja siis süüakse pelmeene. Aga ma täiesti mõistan, et restoranides ma näen ka pelmeen hapukoorega, siis ma söön nagu niisama seda pelmeeni ilma hapukoorega. Aga toidust rääkides, kas teil on midagi, Hiinas on väga palju toitu, väga palju imelikke toite. Kas teie sööte kõik kohe alguses kõik ära või on midagi, mis te ei suutnud alguses nagu süüa või on liiga imelik? No Hiinas on päris palju toite, mis on siiamaani tegelikult minu jaoks on imelikud, aga hea on see, et kui sa lähed kuidagi bufeesse või hommikusöögi lauda, siis seal pole nagu tihti üldse silti küljes, et sa ei teagi, mis seal kastris on. Et lihtsalt nagu tõstad veel natukene, ei saa, kas see on kanaliha või sealiha või veiseliha või mingi muu liha ja mis osa sellest loomast see on. Ja see nagu natuke aitas mind, aga mäletan üks keeriv asi oli küll, et need kanajalad ja neid ei pakuta ainult restoranides, vaid samuti ka toidupoes on need
sarnased sellised elamused, et meil koolisööklus, kui sa tihti söömas käid, isegi koolisööklus mõned mingitel päevadel pakuti meie kanajalgu nagu. siis me sõbraga võtsime, meile tegelikult ühise klassikaaslase Johanniga, kellest me raamatus tegelikult tõusvalt juttu. Olime koos siis Hangzhou linnas, mina ja Johann. Ja käisime sööklas söömas ja võtsime kanajalgu sööklas, et okei, täna on see hetk, kus me proovime neid. Ja tegime väikse video sellest ka, ma mäletan, kus me kuskilt üles leiaks, aga me salvestame seda, et esimene reaktsioonid võisid öelda. Ja tegelikult esimene siuke natuke hirmuäratav samamoodi, et mis sa üldse süüa, ongi sealt ümber siis see naha ja vähese liha lutsid ümber ära, jättes selle kandi nagu alles ja üldiselt oleks päris teravad seda ka. Ja ei olnud midagi väga hullu, aga samas minu arvates pole seal midagi suuresti ka süüa. Aga mis oli üldse Sokeerium hommikusöökidest mõndades restoranides Shanghais, ma mäletan, ma käisin, oli siuke, sain tuttavaga kokku, läksime hommikusöögi restorani, mina üldiselt söin sellised allutatud lihapirukaid või veel meene, aga oli ka olemas selline tofu, pehme tofu supp, kus sees oli siis sisikond, nagu mingisugune seasisikond, midagi sellist. Ja seda hommikul lülistati sisse, seda pandi veel ääri ja mingid maitseained selle peale, mõtlesin täiesti, et seda võib-olla esiteks võib-olla prooviks, ainult võib-olla õhtusöögiks midagi sellist või lõunasöögiks, aga mitte hommikusöögiks sellist. Ja ma seda nuusutasin, aga ma seda suulas ei pistnud. Et sellest nagu läksin mööda. Aga muidu hommikusöögi variandid on väga head, väga suur valik. Mulle väga meeldib, et sellised sopid oleks sellised. Aga ma ütleks ka, et neid toidud pigem on ka nagu mitte väga tavaline toit, aga kindlasti on väga autentsed Hiina toidud. Kanajalad ja veretaretis, jäsju näiteks ja ka kõik kanajalad ja ka seamadu, seamaod, eks ju. Ma lisan ka, kui teil tundub huvi või mingi nagu selline tahate proovida, siis Tallinnas on võimalus tegelikult. Hansi restoranis Laudri tänaval või Viru keskuse Võidu tänaval on ka seal seamaod ja veritaretis, nagu sa hotpot saaksid ka kõik nagu maitsta ja proovida neid imelikke, aga autentseid Hiina neid tootjaid. Viru keskuses Võidu tänavast on nüüd see Malatang ka, kus on ka selline Hiina nuudliroa stiil, siis et lähed sinna, võtad külmikust kausi, valid sealt erinevad asjad sinna kaussi, valid ka süsivesikud, ka siis riisinuudlid, tavalised nuudlid ja keedetakse kõik kokku, pannakse siuke teravam, mitte alati väga teravam, siuke teravam supp sellele peale ja seal seisvad ka igasugused mereanni, lihad saad ise valida, need sisikonna keskele nimi selle vastu. See oli ka hästi huvitav, üks siukene koht, ma ise käisin Hiinas olles, mis on Malatangi suhtlist söönud, saad ise valida niimoodi kokku. Ma ei tea, kas sul on sellega Malatangi mingit kogemust? Hiinas siin seda küll, isegi koolisööklates, et see kool, kus ma õppisin Pekingis, Tsinghua ülikoolis, kutsuti Hiina Harvardiks ja seal oli kampus 4 korda suurem kui Tallinna vanalinn, see oli uskumatult suur ja seal pidigi reaalselt nagu rattaga sõitma ühikast klassi, kus see koolitööd toimus. Rattaga sõitsid ka veerand tunni seda. Ja seal oli meil kokku 7-8 sööklat ja lisaks sööklatel oli ka 10 erinevat restorani. Pitsarestoran, oma selline McDonaldsi kook ja ripo. See oli päris hea tegelikult. Ja jah, aga Tallinnas kusjuures on selline restoran nagu Nudfest ka ja minu meelest päris autentne, et seal saab ka tavalisi vähem šokeerivaid asju nagu lihtsalt erinevaid nuudliroogasid ja veel meelega. Ülemiste City's siis on üks Balti jaamas ka. Balti jaamas veel saaks seal proovida ja maitsta. Aga jaa, räägime, tõmbame mõtlen tagasi, siis mu kõht juba on tühi ja siis ma ei suuda seda teemat veel rääkida, sest muidu ma juba tahan alla minna ja ma tahan kinni võtta. Räägime raamatu kirjutamisest, sest ma saan aru, et see raamat, kui kaua sa kirjutasid selle terve Hiina raamatu ja mis on selline kirjutamisprotsess? Kirjutamisprotsess oli päris raske, et Empu käest sain ma raamatulepingu peaaegu 2,5 aastat tagasi ja siis hakkasin vaikselt kirjutama. Algul ma võtsin nagu tööl 2 nädalat vabaks, et ma arvasin, et selle 2 nädalaga ma kirjutan 10 lehte päevas, 2 nädalaga võetas. Ma arvasin, et suudan nagu Stephen King kirjutada sellist tempoga. Aga osutus, et selle 2 nädalaga kirjutasin vist 2 lehte. Et päris raske oli ja tihti oli niimoodi, et mõni päev ei olnud üldse
sisse Hiina kogemustesse, kas oli mingi rituaal, mingisugune viis, kuidas sa kirjutasid või kus kohas täpselt, kas ainult kodus või kuskil mujal ka või? Ma proovisin hästi palju erinevaid asju, et proovisin kodus kirjutada, aga siis mingi hetk sain aru, et kuidagi kodus on hästi mugav, et seal on ka igasugu toite ja siis igasugu muid tähelepanu kõrvale viivaid asju. Ja siis proovisin kohvikusse minna, seal on nagu raske, ei saa nagu magama jääda, ei saa nagu, ma pean keskenduma rohkem. Ja siis vahepeal üldse nagu ideid ei olnud, siis läksin parki, istusin kas või pargi pingi peal mõni aeg, ei võtnud telefoni välja, mõtlesin, kuni tuli kas või üks lause. Kas teil on veel midagi, mida te soovite ka jagada või küsime ka inimestele küsimusi? Ja vaba mikrofon on siin. Ja, on küsimusi? Ma tahan siiski ühte toiduasja veel küsida. Et meil Eestis ka mõningad imelikud toitu nagu näiteks anged ja verikasv. Küsiks Kaspar, et mis oleks sinu arvates mingisugune selline väga harjumatu toitu, sest Eesti toidukultuuri väga ilmtingimata nagu teised äärmed. Mulle väga meeldib, no ma ei saa kohe Hiina viisakas, mulle väga meeldib, aga päriselt mõeldes, jah, ma olen proovinud, jah. Aga no veri on ju ka Hiinas toiduaine, mida ma veretükke ja paned suhu ja sööb ära. On see tõsi? Meil on Hiinas veretaretis, kuidas öeldakse. Ja meil on süüt ja verivorst. Aga sa näed küsimus on ikkagi sulle, et kas midagi, mis on imelik hiinlase jaoks Eesti toidus? Ma ütlen verivorst, kuigi no okei, Hiinas on ka see verest tehtud, aga see on ka nagu see tekstuur on täiesti erinev, ka see sült, eks ju, sült on ka minu jaoks päris nagu huvitav, aga okei, Hiina on ka see luukidong nagu see nagu peaaegu sama tasa, aga lisa see tekstuur ja maitse on täiesti erinev ja neid asjad on minu jaoks päris huvitavad. Ma mõtlesin, et äkki võitjaks see vapukoor. Jah, seda ma juba hiinlaste minu jaoks. Jaa, mis küsimusi veel on? Eesti kilu. See ka, mulle väga ei meeldi see lõhn ja see maitse ka, see on natukene minu jaoks soolane, aga see vere annab seda lõhni, sest võib-olla mina kasvasin seal Pekingis ja sellega tõttu ma ei söö alati mereandeid. Kas on veel küsimusi, mida tahaks esitada? Mis on teie lemmik linnad või piirkonnad? Mulle ikka õudselt meeldis kuidagi, Pekingis on esiteks see, et öeldakse, et Peking on 4 aastaga linn. Seal 4 aastaga on nagu väga selgelt sellistatavad. Ja ongi niimoodi, et on suvi kuni ühe päevani, äkitselt temperatuur kukub 10 kraadi, äkitselt on sügis käes. Sama asi on talve, kevade, jälle suve muutusega. Ja Pekingis üldse see nagu tunnetus, see vibe seal, kuidagi see on sellise nagu suure maailma metropoli vibe, nagu New York, London, see on eriline tunnetus, mis tal on. See mulle õudselt meeldis. Kas sulle ei kõrmani või sulle meeldis Hangzhou näiteks? Võib-olla ma ise olen Pekingis ainult 2 korda käinud, esimene kord oligi siis selle Hiina silla ajal ja teine oli eelmine aasta koolitusel. Aga mina olen jah Hangzhou linnas, siis Shanghais, tunni kaugusel kiirrongiga, seal lähedal viibisin pool aastat. Ja see mulle väga meeldis, et siiamaani käinud on hinges see Hangzhou linn just, et seal siis ta on nagu suur linn, väga arenenud, aga samas leiab kohti näiteks kui koht nagu Sihu, võib-olla kindlasti Kaspar on kuulnud West Lake inglise keeles siis ja lääne järvest siis niisugune koht, kus ongi tõesti suur järv, seal on puid, paadiga saab seal järve peal sõita ja saab kohe loodusesse minna. Et mulle kuidagi ikkagi ma arvan, et ongi seotud sellega, kus me pikemalt oleme olnud, see nagu jääb hinge lähedamaks. Aga mul on ka kindlasti väga meeldib ka, et turismi mõttes tahab minna, Shanghais on kõige lihtsam tavaliselt lennata, kõige odavam tihtipeale ka. Et siis sinna ka soovitan väga minna, see on see arhitektuur, erinevates linna
näiteks minu lemmiklinnad on Xi'an, keegi täna mainisin, Xi'an see Terracotta Warriors on ka üks, tal on väga pikaajaline selline ajalugu ja tegelikult Xi'an oli ka kunagi nagu Hiina nagu riiki nagu keskpunkt nagu Hiinas ja ta on ka nagu see sild, nagu see Silk Road, nagu see siiditee alguspunkt, siis seal on ka selline väga tähtis ka meie jaoks ja teine koht on Xinjiang, Xinjiang on ka üks väga erinev, neil on väga erinev kultuur ja seal on ka väga maitsvad toidud, nii et mina soovitaksin Xinjiang ja Xi'ani külastada. Kui kaugel on need mäed, mis seda Avatari filmi inspireerisid suurlinnadest? Jaa, Hunan provintsis. Zhangjiajie on kuidagi, see on väga huvitav, sest Zhangjiajie see mägi, ta on pigem tundnud välismaalastele, nagu ta on väga populaarne, aga hiinlaste sees ta kuidagi ei ole nii nagu silmapaistev teistes mägedes. Nagu näiteks Xi'an on Huashan, eks ju. Huashan on ka üks väga kõrgem mägi kui see minu meelest küll, aga väga huvitav. Võib-olla seal on väga palju lendu Zhangjiajies teistes riikides, võib-olla see transpordi tõttu on see väga tundus välismaalaste hulgas. Aga põhimõtteliselt, kui lennata Shanghaisse ja siis mõelda, et tahaks loodusesse minna. Eilsel esitusel oli jutuks see, et tegelikult on niimoodi, et 95% hiinlasi elab rannikualal ja siis kõik, kes jääb sinna, ütleme siis loodesse, edelasse, seal on hästi vähe inimesi, hästi palju ilusat loodust, aga kas sinna siis minna rongiga ja kas tavaline turist tohib sinna üldse minna? Ostab rongipileti ja lähed lennukiga või? Tavaliselt mägede piirkonnas on ehitatud nagu vaatamisväärtusena, sest sellised on väga turvalisena minna ja Hiinas on ka väga mugav nagu sõita kiirrongiga. Hiina kiirrong on väga nagu kiire ja ka sõidab linnade vahel ka nagu mägede nagu sellise piirkonna sisse ka. Nii et ma ütleks, et pigem jah, see on turvaline, kui see ei ole nagu mingi tundmatu mägi, siis kui see ei ole, siis ma arvan, et see pigem on turvaline. Ja üleüldiselt Hiinas see kiirrongi võrgustik on lihtsalt niivõrd arenenud, et tõesti, eriti kui distantsid ei ole nagu niivõrd suured, siis kiirrongiga sõites on tihti üldse kiirem kui lennukiga. Sellepärast, et kui lähed lennulaevast, pead tegema check-in, pead ootama lennukit 2 tundi veel. Samas kui kiirrongiga seal lähed rongijaama kohe sisse ja kohale ka. Aga minu meelest, kui tahad minna Tiibetisse või Xinjiangi, siis selle jaoks on vaja eraldi viisat praegu. Tiibetis ilmselt ei saa niisama lihtsalt. Xinjiangis saab minna selles mõttes lihtsalt, aga Tiibetis juba grupiga, et kui on nii palju mina nüüd tean, et sinna tõesti, aga kiirrongi see on hea, kui jällegi meil on lood Hiinas, et seal see infrastruktuur veel ei ole nii hea, et kui Shanghais tahab minna kiirrongi näiteks Qinghai provintsi, mis on siis ka lääne ja loode Hiinas, siis sinna tõesti kiirrongiga ei saa, aga üleöö bussid, on olemas aeglased rongid, näiteks hea sõber, mitu korda kasutanud, Indrek, meie ühine sõber tegelikult on kasutanud üleöö busse, mis on väga huvitavad lood, samamoodi seal on voodis bussid, viskad sinna pikali ja mingi 15 tunni pärast oled kuskil teises linnas, aga sellised kolid, mõndade juures tõesti meeldib lopsud selle bussiga, aga jumalaselt jällegi saad rääkida kohalikega maast ja ilmast, et siuksed võimalused siukestesse kohtadesse, kus infrastruktuur meil ei ole võib-olla nii kaasas. Saabki eksootikat, aga kas on veel küsimusi ja tulenema mikrofoniga? Mul on üks küsimus Kaarenile Lintsile, et kas Hiina keele oskusele Eestis võib leida mingisugust head rakendust, et kas sellega saab siin raha teenida? Valitsuses saab kindlasti erinevaid töökohti ja tegelikult ma vastaksin sellise kohta, kuna ma praegu tegelikult ei ela püsivalt Eestis, Belgias on tõesti päris palju võimalusi.
sellisel tasemel oleks vaja inimesi, kes oskaks hiina keelt, oleks selle kultuuriga samuti kursis, majandusliku ja poliitilise olukorraga, et selliseid lahendusi kindlasti oleks. Ja ettevõtlus siis kindlasti me võime siis hiina keele oskusega saame Hiinaga koostööd teha, Taiwaniga, palju on võimalus ettevõttel Hiina teenuse tooted, mida siin juba pole, siis saab seda oskust ära kasutada selliste sidemete, ettevõtlussidemete loomisel. Võimalus tegelikult on, mis on hetkel akadeemias, see on ka võimalus, kes tahab siis akadeemias jätkata, see on ka üks lahendus, üks rakendus selle oskuse. Kas me hakkame otsi kokku tõmbama või on veel küsimusi? Jaan veel kohe. Jens, mis oli sinu suurem väljakutse, kui sa elasid Hiinas? Suurim väljakutse? Jah. Eks see oligi nagu see julgus ennast iga päev riilikesse olukordadesse selle eesmärgiga oma keeleoskust arendada. No lihtsalt sa oled sunnitud seal külmas vees ütlema, et tahad seal hakkama saada. See ongi niimoodi, et näiteks ühe või niimoodi, et ma arvan, et hiinlased kasutavad hästi palju marusõnu ja siis meil ütles niimoodi, et proovi nagu rohkem marusõnu kasutada hiinlastega suheldes. Ma proovisin nagu isegi toitu tellides mingi vana sõnaks lauset sisse panna džungli. Et umbes nagu, et kes ei tööta, see ei söö sellised vanasõnad. Ja lihtsalt nagu saaks neid kasutada, proovisin neid võimalikult palju kasutada hiinlastega suheldes. No siis hiinlased nagu vaatavad, mis asja, tihti ma ei tea, kas nad saavad aru või nad imelik on, et sellest lausest nagu võimatakse. Aga ei, kui üldse oli hästi palju selliseid olukordi ja see tagantjärele mõeldes oligi nagu kasulik ka võib-olla, et nüüd ma võib-olla ei karda. Kas on veel küsimusi või see saab ka vastata? Põhimõtteliselt öelda, et piinlikud olukorrad samamoodi, et oli olukordi, kus ma mingit sõna äkki hääldasin valesti, ei saanud aru minust või samamoodi proovisin seda vanasõnadest kasutada võib-olla vales kontekstis, võib-olla mõni toon läks meeles, eriti vanasõnad puhul või toon läheb meeles, see on väga keeruline aru saada. Ja tõesti, nagu Jens ütles, et see julgus hüpata sellistesse olukordadesse, kus sa tead, et sa tegelikult ei tunne ennast enesekindlalt, et see kindlasti väljakutse hinnata, see kindlasti tugevdas neid mõlemaid isiksusena kui ka siis keeleoskusena, et muid valikuid väga seda keelt paremaks saada ei olegi. Ma lisan ka neid, see on ka, saaks olla positiivse niimoodi mõelda, sest kindlasti, ma ütles, meie inglise keele oskus ei ole nii nagu levinud ja vanad inimesed kindlasti ei räägi inglise keelt, noored räägivad pigem Tartu inglise keelt, siis kui sa kohe nagu paned enda sellise keskkonna, siis nagu see sünnib nagu siin pidevalt hiina keelt nagu midagi öelda hiina keeles, see on ka üks väga hea, sest kui mina õppisin eesti keelt, kui ma väliselt nagu õpin ja elan Eestis, siis aastane esimene reaktsioon on inglise keeles minuga rääkida ja ma mõtlesin ka, et esimene kord, kui ma tulin Eestisse vahetus nagu õpilasena õppima, siis ma pidin nagu teeksema, et mina ei oska inglise keeles, nii et inimesed saavad minuga nagu rohkem nagu sujuvalt nagu eesti keeles niimoodi suhelda, aga ma ütleks nagu teil vist, te pidite nagu hiina keeles alati ütlema. Ja aga tegelikult vahepeal ülikoolides oli küll see probleem, et tõesti kohalikud hiina õpilased tahtsid minuga oma inglise keelt harjutada. Ja siis oligi niimoodi sellised olukorrad, et hiinlane rääkis minuga inglise keeles ja mina rääkisin vastu hiina keeles. Ja siis oligi sellised vestlused, et kohalikeelsed vestlused, ma arvan, et sul oli vist ka või? Ma tahtsingi teile juurde lisada, et ma kasutasin ka niisugust strateegiat, ma mõnikord küsin, kuidas see nagu, et ikka välismaa ja küsin, kuidas see Hiinas oli, mõned tagasi tulnud, kas sa ikka hiina keelt praktiseerida? Ikka välismaalasid, tunnid on koos, ikka räägin inglise keeles, et mina käisin ütlesin välismaalastele ka, et ma ei oskagi tegelikult inglise keelt olid täiesti nagu hiina keeles, kui ütlesin lihtsalt, et et palun, et ma ei saa inglise keelest aru, et rääkida nagu hiina keeles ja siis kusjuures mõned, kes neid tulnud olid Usbekistanist, Turkmenistanist, veel teisest Taani riikidest, kes rääkisid hästi ka, kes hiina keelt võtanud ja inglise keelt võtanud, aga rääkisid vene keelt. Ja eelmine tead, ma oskan kohe sõna, see oli kohe niimoodi, et oskad vene keeles ka midagi, järgmine kohtusin kaugelt, bratan, kuskil teemas, ma tulin niimoodi, et kui ma paar sõna oskan öelda, siis proovisin vene keeles, ma mõtlesin, tegelikult vene keelt ka, et räägime hiina keeles.
Nämä on sellaisia tiedätte vesiä katsomaan käsiä. tehnojamas isegi seal töötajatel oli keeruline inglise keeles kõnelda. Et see on siis parem grupp on koos, siis kiirkaasa võtta. Et võiks siis minu ühendust. See nali, aga ühesõnaga, et keegi, kes oskab hiina keelt üldiselt on parem kui naasab mina. Just vastu, kuidas sa arvad, et mis on üldiselt parem kui mina kui keegi oskab hiina keelt. See on päris, ma kuulutaks ka ilma, aga üldiselt on hea, et oleks keegi, kes oskab keelt. Shanghai on tõesti kõige, ma ütleks, üks kõige rahvusvahelisem linna, seal on väga palju inimesi, kes on hiina keeles, aga see, mis on meil nagu lõi teistes linnades, ma ütleks linnast, kui soovitatakse hindi kaasa võtta. Ja tasub ka märkada ka seda, et kui Google teenused ei tööta linnas, nii tuleb siis ette mõelda, mis asendus peab siis kasutada, näiteks kas Hiina Baidu või Notao, ehk siis sõnastikku tuleb siis kasutada. Ma arvan, et ma veel küsimusi või jah, ma ei küsimusi jah. Tahtsin kultuuri kohta küsida, et Hiina peamine patriotism või ei ole? Mida hiinlased usuvad? Mis on hiinlaste jumal, jah? Ma ütleks, et hiinlased pigem ei usu midagi. Noh, nagu eeslastel, nagu te ei saa nagu usuda loodusesse, seda ma tean. Aga nagu hiinlastel näiteks, jaa, väga selle teema üle me väga palju pigem igapäevaelus selle üle nagu ei mõtle. Pigem ka see, kui ei usu midagi, võib-olla Confucius seda. Rääkima, et ei mäleta seda. Aga jaa. Aga ma arvan, et praegu me hakkame siis lõpetama niimoodi, et siin on siis 3 noorest, kellega saab hakata planeerima Hiina rühmasid, kui teil tahab Hiina minna, siis pole väga. Ja saab osta minu Hiina raamatut ja siit samast siin